Mõtlen, no jah, mis siis teha ja siis... Koit, sina ohverdasid oma suvepuhkuse põhimõtteliselt selleks, et teha ühte saadet. Proovi 3 sõnaga öelda, mis saade see on neile, kes veel aru ei ole saanud, et pöördes käib läbi küll pea siit-sealt vahel, aga mis saade see pöördus on? No, me läksime tegema kõige ägedamat meelelahutussaadet, kõige hoogsamat. Et see on ennekõike meelelahutussaade läbi siis igasuguste situatsioonide, autode, veesõidukite, lennukite, mingi igasuguste tobedate, hullumeelsete situatsioonide, nii et siukene, ütleme nii, et ma arvan, et meie kõige selline, ütleme siis kõige huvitavam võibolla ja siukene hoogsam suvi olnud, et tõepoolest kõik vabad päevad, mis suvel nagu olid, et kõik pandi meil salvestuspäevad, nii et päevad olid pikad, siuke 15 tundi oli tavaline võttepäev, nii et meeskond oli mega suur, et kui me läksime esimest saadet tegema, mõtlesin, me teeme mingi paari kaameraga kuskil põlvi otsas mingit väikest autosaadet, kui ma esimese päeval sinna kohale jõudsin ja nägin seda autode rivi, droonid lendasid, kõik sibasid kuskil ringi, tohutu suur meeskond, siis ma sain täitsa kultuurišoki, ma kujutasin ette täiesti, et see asi on umbes 5 korda väiksem, kui see asi tegelikult oli, et nii, et väga hoogne suvi oli ja no täis igasuguseid ägedaid emotsioone, nii et ma loodan, mis ka paistab sealt pärast teleekraanilt. No me teame, et autod tekitavad sinus üldiselt emotsioone, et kui ma mõtlen oma 15 aasta peale meelelahutuses, siis Koit Toome lisaks muusikule seostub mulle autodega. Ütle, kas oli ka mõni selline auto, mis sulle endal nagu kõige paremas mõttes ikkagi jala värisema võitis, et kurat, ma poleks elades uskunud, et ma saan sellise asja roolis istuda? Ikkult, mul oli neid nii mitmeid, oli no 2 kõige pöörasemat oli 1,3 miljoniline Porsche GT, Carrera GT, millega ma pidin sõitma, mis on keraamilise siduriga, mis on põhimõtteliselt on-off switch on ainult. Ma pidin sõitma sellega Tallinna kesklinnas, südalinnas põhimõtteliselt mingi tüüptunni ajal. Et see oli, ma olin nii pinges, et kui õhtu ma olin täiesti läbi, et mul oli tõesti ja muidugi kõige rajum oli Williamsi F1 ühega sõita, et see oli Porsche ringil, et see oli asi, mis mul on eluunistus olnud eluaeg ja kõige viimasel võttepäeval augusti lõpus see sai ära tehtud, nii et see oli mu elu üks kõige ägedamaid päevasid, see oli vinge. Sina ja Vormelid olete tõesti vist lapsepõlvest peale, sa oled oma onuga koos oma sugulastega vaadanud kõiki neid. Ütle, kas sa ise oled kunagi mõelnud, et kui sa nüüd ei oleks muusik, siis tegelikult oleks sa, ma ei tea, mehaanik? Mehaanik? No ma olen natuke liiga pikk, et ilmselt mingit kardisportlast ei oleks minust kunagi saanud, kui ema-isa oleks mingi kas või pannud karditrenni, aga ei noh, motosport on olnud mul eluaeg selline, ma ütleksin, et see on siuke nagu üldse autod ja see on nagu, ütleme, siuke hobi eest olnud kogu aeg, et mulle meeldib kogu see värk meeldib ja nüüd läbi ka oma elukaaslase pere, need on veel suuremad motohullud, nii et meil on kogu see kamp kokku on, eks, noh, see käib nagu, see on elu nagu üks osa, et kõik, et nüüd mul oma 5-aastane poeg käib ka crossi trennis, vanaisa juba koolitab poisse välja. Nii et jaa, see on, ma arvan, et täna ongi minu jaoks selline, see on üks osa elust, mida ma naudin, mul meeldib seda telekast vaadata ja meeldib ka ise autodega sõita ja võib-olla käia vahel rajal või kardirajal või siis ringrajal, nii et jah. No me teame, et sul on ka mitmed autod niimoodi kollektsioonis, ühest Aston Martinist püüad siin vabaneda parasjagu, võib-olla on juba müüdud, ei tea veel, aga ma küsin, et kas sul on mingi unistuste auto, et ühel päeval, kui rahanumber ei oleks küsimus, siis sa kujutad ette, et sa ikkagi nagu pühapäeval lähed ja paitad garaažis. Mis see oleks? No, see võiks võib-olla mõni itaallane ikka olla kunagi ühel päeval. Ma ei hakka midagi konkreetsemat võib-olla ütlema. Mõni selline V8 või V10 selline itaallane. Okei, et sinu süda tuksub ikkagi itaallastele enne kõike? No, see on ju asi, mida võiks ükskord elus ju ära proovida, et see oleks, ma arvan, tore. Ma arvan, iga petrolhead unistab mingisugusest Ferrarist või mingit sellisest hobiautost, nii et võib-olla kunagi oleks äge selline asi. Aga ütle, mis asi on auto üldse sinu jaoks, et okei, sul on kollektsiooniautod, noh, mis sul on lihtsalt
ma ei tea, lapsepõlveunistus, mida sul on võimalik täna täita, aga ütleme see igapäevane auto, kas selle puhul, mis on kõige tähtsam sinu jaoks, on hind staatuse sümbol? Autod on hästi nagu erinevasteks vajadusteks, et tööl me käime bändibussiga, enne kõike on see praktiline, kõige olulisem asi, et see oleks mugav, praktiline. Mina sõidan oma autoga aina vähem ja vähem ise, et minu sisuliselt autosõidud on jäänud lõbusõitudeks, linna natukene teinekord vaja kuskile tõesti üksi sõita, tööl ma oma autoga ei käi. Et muidugi on autod, mis on ütleme selleks lihtsalt show-offiks on ju, või aga on ikkagi autod, mis ma ei arva ka seda, et ma olen päris kindel, et nagu ägedad autod ja sellised eksootilisemad autod, need ei ole võib-olla ainult kindlasti mingit nagu näitamiseks, et see on ikkagi nagu, see on sõitjatele on sellised, see on ikkagi nagu need, kes päriselt nagu naudivad seda asja ja kes oskavad seda hinnata. See ongi nagu väga raske on üldse sellist auto, miks mingid autod sütitavad või üldse siuke sõit ja kõik see kirg nende vastu, või mõnel sikli koha pealt siklimeestel samamoodi, et proovi sa seletada seda mõnele inimese, kellele jaoks on täiesti auto tavaline tarbese, ta ei hooli sellest, ta ei naudi seda autosõitu, et see on, inimesed on väga erinevad. Minu jaoks täna on nagu oma auto on pigem ongi see, et kui keegi näiteks elukaaslane ütleb, et kuule, et sorry, et Koit, sa pead korra linnas ära käima, et võtan, no jah, mis siis teha, lähed, võtad võtme ja sõidad, ma saan linna sõita, äge. Et see on nagu emotsioon, et pakuks mulle nagu ägedat emotsiooni, et ma tõesti, see on võib-olla mõnes mõttes ka puhkus või nii, et kui ma autoroolis olen, siis ma naudin seda. Kui lapsi ei ole tagaistmel muidugi. Ja, no lapse vedamiseks on teised ka autod, ja. Kui sa seal autos istud ja seda sõitu naudid, kas või üksi linna, sellepärast et keemilisest puhastusest on vaja midagi ära tuua ja Kaia palub, mis muusikat sa kuulad või mis sa autos teed? Oled sa see, kes kuulab kõvasti valesti? Okei, sina valesti kaasa ei laula. Mul on pigem see, et ma just, kuna töö tõttu ma olen kogu aeg muusika sees, siis ma pigem autoroolis väga palju muusikat ei kuula. On muidugi mingid tujud või päevad, kus ma tahan just keeran mingi vana rockiloo põhja ja nagu ükskõik on ju, mis nagu meeleolus ma olen. Aga muidu pigem on see, et ma just nagu, siis ma nagu puhkan pigem muusikast ja naudin just seda, siis mõni käib võib-olla kalal, eks ole, lülitab oma aju välja, oma mingid muremõtted, mina sõidan autoga, lähen kuskile sõitma, mul on oma lemmikteed mööda Põhjarannikut, ma sõidan, ütleme seal, eluaeg on olnud seal kuskile Lohusallu Laulasmaale või kuskile Paldiskisse või sinna panga peale või et mul on mingid omad ilusad teed, kus ma saan rahulikult, kui on ilus ilm või ilus näiteks päikseloojang või õhtu, et ma saan lihtsalt naudin seda auto häält, just seda sükast mõnusat sükast puhkust seal autoroolis, et ma saan sellest mingisuguse emotsiooni. Mida sinu repertuaarist teie ühiskontserdil kuulda saab? No me praegu paneme seda kava kokku, et me teemegi, põrgatame siin juba päris palju, enamus on juba lugudest koos, aga meil alles proovida asjad algavad, nii et me teeme kindlasti siukseid lugusid, Saara pakkus väga pööraseid lugusid välja, et mis sobiks selle saatega ja kogu selle siukse kiiruse ja selle hoogsa siukse pöördes selle vaibiga nagu, et mida autoroolis tahaks kuulata, on ju, mida või et kui mõtled kogu selle suve peale, siis tuleb kindlasti nats nagu teistsugune repertuaar, et me ei lähe sinna oma tavahitte laulma. Merelapsed ei tule, kuigi sa mere äärest sõita armastad? Ei, et me paneme ikka täitsa eraldi kava kokku, et võib-olla mõni oma hitt sinna sekka, et ma tahaks küll, et Lilleka Rohus võiks ju tulla, on ju, et miks mitte, et ma ei ole kunagi Indreku kontoval, kus ta oma neid laule laulab, aga võib-olla see tuleb üks oma lugu, aga üldiselt me paneme täitsa uue kava, nagu spetsiaalse mõeldes sellele saatele teeme täitsa uue kava. Väga vinge, autosõidu soundtrack. Jääme... Kõige õigem sõna just, see oleks nagu plaat, mida sa paneksid autos peale, need autolood, mida sa tahaksid kuulata.